Mina olen Piret Soitsu, töötan kaubamajas teeninduse personali direktorina. Minu ülesandeks on tagada et õiged inimesed oleksid õiges kohas ja klienditeenindus kaubamajas. Mina olen Kadri Aguraiuja ja olen Toidumaailma juhataja. Toidumaailm on üks suuremaid üksuseid kaubamajas. Meil on kõige rohkem inimesi, töötajaid, kõige rohkem kliente ja kaupa. Meil on nii mehi kui naisi. Meil on hästi noori, kes käivad kooli kõrvalt. Meil on vanemaid inimesi, kes on juba pensioniealised. Meil on erinevaid rahvuseid, erinevate oskuste, hariduse, füüsisega. Et ühesõnaga selline läbilõige ühiskonnast. Eakamad inimesed on meil ka kassapidajad. Füüsilise puudega inimesi on meil nii kärupaigutajaid kui kaubapaigutajaid. Ma arvan, et iga juba kaubamaja püsiklient teab meie Ivot. Et ta on kohal meil alati. Tema on meil käru ja korvide paigutaja. Et tema ülesanne ongi need siis kokku korjata ja oma koha peale taas tagasi viia. Väga elav, tugev suhtleja, aktiivne. Tema on meil igati selline, ma arvan, et ta on juba meil kujunenudki, nagu sa ütlesid, legendaarseks. Kaubamaja on hästi pika ajalooga ettevõte. Vähesed ettevõtted on kasvanud koos oma töötajaga üle 50 aasta. Nii et meil on inimesi, kelle jaoks on kaubamaja olnud esimene töökoht ja kes on koos kaubamajaga siin kasvanud, kes on kaubamaja loonud. Kiira Viies, meestemaailma personaalne moenõustaja. Nõustamise salong töötab meil juba 9 aasta. Aga kaubamajas mina töötan 19. aasta. Moenõustajad, me oleme kõik siin 5 saanud erikoolituse, kõik värvi, figuuri, õpetused. Nii et 2 kuud oli meil see õppeaeg. Et me oleme ikkagi erilised töötajad kaubamajas ja pakume ka erilist teenust. Et see tuleb juba aastatega see kogemus. Klient paneb aja kinni, kas internetis või helistades 2 tunniks, paneb oma soovid kirja ja siis eelnevalt me toome siis juba kõik valiku siia valmis salongi. Klient tuleb, joob kohvi, proovib rõivaid siin, maksab ka meile, nii et väga mugav teenus. Iga ettevõte unistab sellest, et töötajad temaga koos oleksid pikki aastaid, et teadmised ja kogemused selles ettevõttes kasvaksid. Ja ühelt poolt on ettevõttele selline erinev töökollektiiv, suur väljakutse, et olla ka ise vormis, et inimesi hoida aastaid enda juures. Ja kindlasti meeskonnas, kus on palju erinevaid inimesi, oleme ka tundlikumad, hoolivamad ja koostööle rohkem orienteeritud ja mõistame ka oma kliendivajadusi paremini. Mis mulle ka? Sina, väga hea, tubli. Kuidas sa tunned? On mugavad? Me oleme justkui läbilõige Eesti ühiskonnast, meil on siin noori ja vanu inimesi, see rikastab meie vaadet, kuidas me oma tööd ja klienditeenindust näeme. Me mõistame ka paremini oma kliente ja saame pakkuda paremat klienditeenindust. Mari Maidla ja ma töötan Skanska AMV aktsiaseltsis objektiinsenerina. Alati, kui inimesed esimest korda kuulevad, mida ma teen, siis on just tavalisest erinev ja pakub hästi palju kõneainet ja hästi palju küsitakse, et mida see siis tähendab. Et alguses on just esimene arvamus see, et sa oled nagu ehitusmees, et sa ehitad reaalselt ise midagi oma kätega, et
laod kive ja paned mörti, aga et inimesed tegelikult ei tea, mida tähendab ehituse õppimine. Et tegelikult see on ehitusjuhtimine ja need alltöövõtjad, kes nii-öelda reaalselt füüsiliselt tööd teevad, on ikkagi teised inimesed ja et ehitusjuhtimises ei ole tegelikult üldse vahet, kas sa oled naine või mees. Millal valmis saab? Lõpuks on valmis. Väga tubli! Mariga sattusime kokku Karulaugu T9 objektil. Mina olin seal objektijuht. Mari oli insener objekti peale ja hakkasime ka Mariga koos tööle. Ta ei ole tüüpiline objektiinsener. Varem on olnud meesterahvad, kellega mina olen koos töötanud. Tema oli esimene naisterahvas, kellega objektil kohtusin. Ma olen naine ehitusvaldkonnas, mis on mõneti erinev tavalisest, aga kõik inimesed on väga vastulõelikud ja keegi ei vaata üldse imelikult. Kuigi alguses küll, kui tulid esimesed alltöövõtjad, siis alguses nad vaatasid, et okei, et kes see tüdruk siin platsil on, et okei, et paar päeva vaatasid natukene naljakalt, aga siis harjusid ära, et see on Mari ja tema on meil siin objektil ja nii ongi. Kui Mari objektile tuli, siis ta tuli otse koolist ja praktilisi kogemusi oli tal vähe. Ja siis me hakkasime seda koos arutama lahti tema teooriad, mis on saadud koolist. Naine objektil juhina või insenerina on see, et mehed hoiavad ennast natuke tagasi, distsiplineerituna käituvad, ka alltöövõtjatöölised. Alguses oli küll raske tal seal midagi ütelda meestel, et nad ei tahtnud kuulata, aga lõpupoole sai ta sellega juba väga hästi hakkama. Võib-olla isegi tema käest küsiti lõpuks asju rohkem kui minu käest, et ikkagi naisterahvas. Töömeestel on väga tore näha platsil ka mõnda naist ringi kõndimas, sest ilmselgelt on see tavalisest veidi erinev, aga kindlasti positiivne. Mina olen Elioni personalidirektor Maria Kütt. Me eeskätt püüame hinnata professionaalset kompetentsust, inimese oskusi ja teadmisi, mis on vajalikud konkreetseks tööks ja me püüame hinnata ka väärtuste vastavust Elioni väärtustele. Irina Bajenko, turunduse projektijuht. Olen elanud Eestis terve elu. Kui oskused on väga head, on teada, et ametikoht näiteks eeldab kas siis kindlasti vene keele oskust, kindlasti inglise keele oskust, siis me neid oskusi ka õpetame, kui on vaja. Või vastupidi, et kui me teame väga head näiteks vene keelt valdavat spetsialisti, kelle eesti keel pole nii tugev, mis siis ikka, et siis õpetame. Mina arvan, et ärisektoris nagu see rahvus üldse ei ole oluline. Oluline on see, mida inimene saab ettevõttele anda, mis väärtust ta loob. Ja mina arvan, et ka ettevõtte on minuga üht meeld, et vene rahvustest inimene saab paremat turundust teha just vene segmendile. Mitte eestlasi ja täpsemalt siis vene keelt esimese keelena rääkida eelistavaid inimesi on Elionis 26% töötajaskonnast, mis on üsna sarnane proportsioon Eesti ühiskonnale tervikuna. Olen Jelena Iljina, olen Elioni erakliendi konsultant. Tere päevast, Jelena kuulab teile, kas näidata? Здравствуйте. Siis kui tööle tulin, minu eesti keele oskus ei olnud väga hea, aga siin oldud ajaga olen keelt palju juurde õppinud ja nüüd saan vabalt suhelda eesti keelt ja eesti klientidega. Head meelt teeb see, kui saan aidata vene keelt ema keelena kõnelevaid kliente ja tajun, kuidas kliendid hindavad oma emakeelse teenindust. Mitmerahvuselisus pigem on andnud meile seda, et see kasvatab inimeste tolerantsi kõige erineva suhtes. Kui sa töötad koos mõne muud keelt rääkiva inimesega, siis sa põhimõtteliselt kohtad ka natukene teistsugust kultuuri. See kasvatab niisugust heas mõttes sallivust.
My name is Magnus Berglund, and I'm the accessibility for Scandic Hotel Group. So I work sitting in the head office in Stockholm. kas kuulete mind kenasti nüüd? Nii, kuidas saan teid aidata? Sooviks luba. Üks moment. Myself had been sick for many years, and I'm working in the hotel business for many years before I was sick. And I understand that I really didn't know anything about how it was to be disabled and traveling. So I had one idea that if Scandic was starting working with disability questions, we're going to get more guests. Luues need võimalused annab see meile konkurentsieelise ja just paremini müüa siis sellele sihtturule. Selle jaoks on Scandic välja töötanud erinevad standardid, mida täites kindlasti jõuame selle tulemini, mis siis võimaldab klientidele ennast mugavalt tunda nii ratastoolis, kuulmispuudega kui ka nägemispuudega inimestel. Ise avanevad uksed, kaldteed, kuulmisabid meie vastuvõtus ja loomulikult kas või uksekaardid, mida siis nägemispuudega inimene kätte võttes saab aru, kudapidi ta ukse lukust sisse käib. We got over 50 million people in Europe that have some sort of disability. And at the same time, we have people that are getting older and older. So we're going to have much more people that have some sort of disability. But at the same time, just because you have some sort of disability, you want to travel. So at the same time, it's a big market. Põhjamaades on kokku siis kuskil 2,5 miljonit inimest, kellel esineb erinevaid siis puudusi. Inimesed ei ole puudega, vaid nad on kõik meie külalised. Eriti levinud puuded. Väga tihti tundub, et need kohandused on väga väikesele sihtrühmale. Tegelikult sellest kaldteest saab abi lapsevanem lapsevankriga, jalgratturil, isegi koristajal on oma ämbritega lihtsam liikuda. See annab väga palju juurde inimeste motivatsioonile ennast teostada ja olla ühiskonnale ressurss, käia tööl, reisida, maksta makse. Et see on võib-olla lühidalt selline hästi oluline point.